Selles videos saad teada, miks äriplaani lühikokkuvõte nii oluline on ja millest see peatükk koosneb. Sisuliselt on äriplaan nüüd valmis. Äriplaani algusesse tuleb lisada veel lühikokkuvõte. Investorid saavad pidevalt oma postkasti väga palju äriplaane ja on vähe tõenäoline, et nad kõik need läbi loevad. Nad lasevad neist paari minutiga pilgu üle ja otsustavad, millist tasub lähemalt uurima hakata ja millist mitte. Seega peaks sinu äriplaani lühikokkuvõte mahtuma 1–2 leheküljele. Kirjuta see nii, nagu jutustaksid kellelegi oma äriplaani sisu ja sul on selleks aega vaid 2–3 minutit. Üldjoontes peaks lühikokkuvõte sisaldama järgmist informatsiooni. Äriidee, missioon, visioon ja eesmärk, ülevaade ettevõtte või selle omanike senisest tegevusest, ülevaade ärikeskkonna analüüsist, peamised ohud ja võimalused, pakutava toote või teenuse väärtus kliendi jaoks, turu suurus ja tõestus nõudluse olemasolu kohta, konkurentsisituatsioon ja konkurentsieelis, turustamise põhimõtted, põhiprotsessi olemus, personalivajadus, oodatavad tulemused ja riskid ning finantseerimise vajadus ja kasu investorile. Iga ülalt toodud sisuelement ei tohiks olla pikem kui 2–3 lauset. Too välja ainult kõige olulisem. Vaatame neid elemente lähemalt. Äriidee sõnastamisel pane põhirõhk vajadusele, mida toode rahuldab, või probleemile, mida see lahendab. Missioon ja visioon kirjuta nii lühidalt, kui suudad. Eesmärkidest vaid üks kõige olulisem. Kui oled varem ettevõtlusega tegelenud või kui koostad äriplaani juba tegutsevale ettevõttele, kirjuta sellest paar olulist lauset. Vali kõige olulisemad võimalused ja ohud. Võimalused, mida strateegias ära kasutad, ja ohud, mis annavad kõige olulisemad riskid. Kirjuta, millist kasu saab klient sinu toodetest ja teenustest. Anna veenev tõestus, et tootele esineb nõudlus, et sa tunned turgu ja see on piisavalt suur. Iseloomusta konkurentsisituatsiooni valitud turul ja nimeta oma toodete konkurentsieelised. Kirjelda peamisi turustusvõtteid ja jaotuskanaleid, mida kavatsed kasutada. Kirjelda paari lausega, kuidas toode valmib. Kui palju ja milliste oskustega töötajaid vajad. Lisa tähtsaimad finantsprognooside ja finantsanalüüsi tulemused. Tõenäoliselt on nendeks käive, kasum, investeeringu tasuvusaeg. Nimeta kõige olulisemad riskid ja kuidas kavatsed nendega toime tulla. Kui palju raha äriplaani käivitamiseks juurde vajad ja millist kasu saab investor, kui ta sinu ärisse investeerib. Juhul, kui sa ei vajagi lisainvesteeringuid, jäta viimane punkt lihtsalt kirjutamata. Pole mõtet kirjutada, ma ei vajagi investeeringuid ja ma ei kavatse kasumit kellegagi jagada. Kuid lühikokkuvõte kirjuta sellegi poolest. Lühikokkuvõtte kirjutamine aitab mõelda, mis on sinu äris kõige olulisem. Mõni autor isegi väidab, et kui sa ei suuda oma äriplaani kajastada 1 leheküljel, pole sa veel kõigest aru saanud. Selles videos said teada, miks äriplaani lühikokkuvõte nii oluline on ja õppisid seda koostama. Kui selle osa äriplaanist valmis saad, on sul olemas tekst, mida kasutada äriplaani presenteerimisel, mille kohta nõuandeid leiad järgmisest videost. Kohtumiseni!